täna siis räägime sellisel teemal nagu, tõstame mikrofonid natuke lähemale, tundub, et heli on väikne, aga siis äkki saate kõlarid endal kõvemaks panna. Täna räägime siuksel teemal, mõtlesin, kuidas seda hääldada, et kas ingliskeelses UGC või UGC, siis mulle Anett lohutas mind, et võid vabalt täitsa UGC öelda. Aga räägi, mis asi see üldse on, see UGC siis? UGC tulenebki siis sellest välismaisest inglisekeelsest väljendist user generated content ehk siis kasutaja loodud sisu. Ja see tähendab siis nii-öelda turunduse mõttes seda, et inimesed, kes on mingite toodete, teenuste kasutajad, nemad loovad siis ise mingit sisu, kas pildisisu, videosisu või näiteks kirjalik tagasiside on ka tegelikult läheb UGC alla. Ja hästi põnev on see, et on alles nüüd nagu kuidagi tulnud või nagu läinud nagu nii populaarseks, kuigi me kõik oleme seda teinud nagu aastaid juba eraisikutena ja brändid on seda UGC-d siis nagu tegelikult klientidelt nagu küsinud ka aastaid, et lihtsalt nüüd on see nagu hästi siuke populaarne kuidagi turundusvorm. Kas seal on mingid teatud ettevõtted, kes nagu võiksid seda kohe rakendada või sobiks see kõikidele ettevõtetele? UGC reaalselt sobib kõikidele ettevõtetele, sellepärast et nagu kõik ettevõtted pakuvad ikkagist midagi, kas see on toode või teenus või mingisugune nad pakuvad midagi, onju. Et vahet ei ole, kas sa oled juuksur või sa oled mingi e-pood, kes müüb näiteks lasteriideid, onju. Et see UGC nagu tõesti sobib kõikidele ja ma jään kommentaare vaatama. Ja mina kusjuures proovisin nüüd, mul tekkis väike segadus tegelikult siin mikrofonidega, et täitsa lõpp ikka. Aga kas nüüd läks hääl paremaks, andke märku. Ma tean, et siin on viivitus meil. Kas nüüd on natukene kõvem? Väga vaikne. Hääl on väga vaikne. Peaks selle võtma rohkem siia lähedale. Ei, ma ei tea, ma ei usu, et sellest on, sest tegelikult ma lihtsalt praegu läksin ise korraks segadusse, et mis ma pidin sisse lülitama. Aga palju parem. Nii, nüüd on parem. Mul oli ennem vale mikrofon, ma arvan, mul oli hoopis see siin pandud. Nii et okei, siis ma panen selle tagasi. Noh, täitsa nagu... Ja, läks paremaks. Okei, super. Nüüd me saame keskenduda rahulikult välja rääkida. Juhtub ausalt parimatel. Ja. Kõigil juhtub. Ja, me edasi siis. Ma ei tea muidugi, kui palju nüüd inimesed üldse midagi kuulsid või ei kuulnud. Või... No me rääkisime sellest, et mis see UGC üldse on, millistele ettevõtetele see sobib, siis sa ütlesid, et tegelikult sobib kõikidele ettevõtetele. Tegelikult me teeme seda niikuinii kogu aeg juba, aga nüüd see nagu kuidagi lihtsalt on vormistunud selliseks terminiks nagu UGC, kasutaja poolt loodud sisu. Kui eesti keeles ütleks, siis oleks lühend kasutaja loodud sisu, KLS siis. KLS, jah. Okei, aga nüüd võib-olla nagu ettevõtja seisukohast veel, et kuidas, palun küsige ka, kui teil on küsimusi, sest me näeme neid anjusid ju kommentaarist ilusti ja kohe siis saame teie küsimustele ka vastata, et Anett, kaua sa oled tegelenud ise selle UGC-ga? No ma ise olen nüüdseks koolitaja rollis, ma olen peaaegu aasta olnud, ehk siis tegelenud ise olen põhimõtteliselt 2 aastat, aga see UGC nagu on hästi sarnane sellele nii-öelda varasemalt või nagu siiamaani tuntud influencer turundusele. Et kuna ma olen ise olnud varasemalt ka spordiriiete ettevõtja ja nii-öelda siis sisulooja rollis, nii-öelda influenceri rollis, siis ma olen seda sisu tegelikult loonud nagu hästi pikka aega, lihtsalt selle UGC vahe ongi see, et kui ma teen selle sisu valmis, ma ei postita enda Instagrami seda, ehk siis ettevõtja nii-öelda ei osta minu käest nagu seda reklaami minu enda kontole, vaid ettevõtja ostab selle UGC sisu, et kasutada enda kanalis. Ja selle vahe on see, et ettevõtja jälgijad on juba soojad kliendid. Aga minu nii-öelda, kui ma teen sellist influencer koostööd, siis võib-olla mõni teenus ja toode on nagu nii tundmatu, et selle ühe postitusega ma ju tegelikult ei saa mingeid ostjaid, kui mul juhuslikult ei ole mingit räiget volüümi nagu
jälgijate näol ja nad on kõik hästi kaasa haaratud kogu aeg ja nad on nagu ilgelt fännid ja engagement on suur, on ju. Et selles mõttes on see UGC nagu mõistlikum, sest et ettevõtja saabki kasutada seda ise enda kanalites, postitada sotsiaalmeediasse, kasutada veebilehel, meiliturunduses, reklaamides. Et ma ise olen kasutanud UGC sisu ütleme peaaegu aastakese ja see nagu võrreldes influencer koostööga, mida ma olen siis proovinud, on ikkagist nagu 98% parem olnud oma tulemustelt. Kui palju ettevõtja saab ise dikteerida UGC sisu loomisele, et näiteks, et oletame, et on, ma ei tea, pitsakiosk, ma tõin näite, kus ma rääkisin sulle ka, et kui ma olin turundusjuht seal pitsakioskis, et siis me tegime ka seda UGC-d ja varsti jõuame sinna rahateemadeni ka, et tol korral me saime pitsa vastu neid ilusaid pilte küsida, aga et a la, et pitsa, et ma soovin, et sa pildistaksid selle nurga alt ja te keeraksid oma juuksed lokki ja paneksid punase mütsi pähe ja näitaksid, kuidas sa pitsat sööd, et kui detailideni nagu see ettevõtja saab dikteerida seda UGC sisu või versus just vastupidi, ta peaks andma nagu täieliku vabaduse sellele sisuloojale? Ma arvan, et võib olla nii ja naa, selles mõttes, et minu kogemus ise UGC sisuloojana on see, et mida vabamad käed näiteks brändid mulle annavad, seda nagu toredam on mul seda teha nagu sellest nii-öelda kasutaja vaatepildist, on ju. Aga loomulikult ma saan aru, et ettevõtjatel on ja brändidel on kindlasti enda nägemus ka sellest, et milline ta peaks välja nägema, on ju. Et ma arvan, et siin tasuks nagu proovida mõlemat pidi, sellepärast, et näiteks mina kui ettevõtjana jällegi, kui ma räägin, siis ma olen ka seda UGC sisu palju tellinud ja kui ma olen andnud vabad käed, on nagu tehtud imelisi asju versus see, et osadele ma olen ikkagist nagu ette öelnud ja on ka nagu sihuke 50-50, ta on nagu katsetamise küsimus tegelikult, et sa pead ise ka natukene teadma nagu, kes see sisulooja on, kui palju, et mis ta teinud on, et kas ta oskaks sellist asja teha, on ju, versus siis, mis su klientidele võib-olla peale läheb ja see toote olemus ja kõik see nagu kokku, on ju. Et tegelikult sealt järgi nagu vaadata ja eks ta olegi sihuke, et saab proovida, et UGC sisuloojaid ka, kui tegelikult võetakse endale, siis paljudel on ju olemas portfoolio tehtud tööd, et juba sealt näeb seda käekirja ja oskuseid ka nagu väga hästi. Ja. Ma tean, ma ise olen kunstniku abikaasa ja ma tean, mida see tähendab, kui sa kunstnikule hakkad ette dikteerima, mida on vaja, on ju. Et siis tegelikult tuleb see sisu tõesti nagu täiesti kehva, võiks öelda. Et mina pooldaks ka pigem seda, et anda nagu vabadust tegelikult. Et inimene võiks tunda ennast oma elemendis, sest see, mis tegelikult seal videoklipist või pildist ju välja kuvab, on ju selle sama inimese enda loomulik olek, on ju. Ja kui sa paned selle loomuliku oleku kuidagi sunnid teda teistmoodi, siis tegelikult see pilt on juba fake ja ei mõju enam nii hästi. Aga siin on väga huvitav küsimus, siis tahetakse, et kohe me läheme rahateemade juurde, et ei ole mingit pikka juttu siin. No lähme. Lähme rahateemade juurde. Et kui siis, kui võtame siis nagu mõlemast seisukohast, et kui mina tahaksin olla see UGC teenuse pakkuja, ehk siis ollagi see sisu looja, siis palju ma saan küsida foto eest, video eest? No ütleme niimoodi, et sihuke alustav hind hakkab 45 ja ega tal... Kas see on nüüd foto või video või vahet ei ole? See on video. 45 kuni... Reels siis nagu põhimõtteliselt. Sihuke lühike. 30 kuni 30 sekundit kuni 1,5 minutit. Ja ütleme niimoodi, et pildid on... mulle endale kuidagi nagu need pildid väga enam ei meeldi, sellepärast, et me oleme nii videoajastus kuidagi, et videod töötavad palju paremini nii reklaamides kui ka igal pool, aga piltide puhul ma olen alati pakkunud, et sisulooja tegelikult võiks mingi paketi teha, et ühte pilti nagu otseselt kellelgi nii-öelda pakkuda ja müüa ei ole pointi, et siis pigem juba teha nagu selline nii-öelda pildipakett, seeria, et saad nagu mitmest erinevast vaatenurgast ja niimoodi. Aga ma arvan, et see ka oleneb, et ta jääbki sihuke, ma tean, et osad on pannud pildi hinnaks 10, aga samas kui võtadki paketi, siis saad jälle soodsamalt ja nii edasi,
et tegelikult tellijale on nagu see hind küll päris soodne. Päris huvitavad numbrid, et mul tekkis siin see küsimus, et kui mõni fotograaf meid vaatab praegu või mõni videograaf meid vaatab, on ju, ja siis küsib oma videode eest võib-olla seal 1500 eurot ja piltide eest seal ka võib-olla ikkagi mitusada eurot, et kas sa näed, et siin on nagu mingi konkurents nendele ka või mis vahe on nagu professionaalse fotograafi, videograafi töö versus UGC sisu? See on ikkagi see, et see professionaalne fotograaf või videograaf teeb ikkagi selliseid nagu nagu reklaamipilte ikkagist, et kodulehele ma ikkagist panen enda tootest või teenusest sellised nagu võib-olla ilusad professionaalsed pildid, on ju, aga reklaamides ja sotsiaalmeedias ma tahan näidata, kuidas päris inimesed seda kasutavad. Et me ikkagist oleme visuaalsed, on ju, me tahame näha seda professionaalsust ja seda nagu toote nagu et ta näeks ikkagist ilus ja nagu hea välja enne tootele nii-öelda veebis, aga samas me tahame teada, et kuidas see päriselt toimib nagu, et mis see päriselt endast kujutab nagu, et kas päriselt ka keegi kasutab, kui jah, et kuidas ta kasutab, mis ta teeb, millised need inimesed on, et siis ta nagu suhestub selle toote või teenusega, et kas see on midagi mulle ka. Kas see UGC sisulooja, kes on, et kas ta peab olema nagu selle toote fänn ka ise, et ta nagu päriselt peab uskuma sellesse tootesse? Absoluutselt ja ma ise ei soovita selles mõttes üldse teha koostöid niimoodi, et lihtsalt nagu teha neid raha pärast. Et ma ise olen alati teinud brändidega koostööd nagu siis, kui ma tõesti nagu tunnen, et nad väga-väga meeldivad mulle. Et sealt ma tunnen, et tekib ka tegelikult see pikaajaline koostöö, kus mõlemad osapooled on tegelikult rahul, on ju. Ja see on nagu kõige lahedam nagu siuke koostöövorm versus see, et sa teed mingi ühe pisikese sutsaka ära kellegiga selline, võib-olla sulle endale see toode või teenus üldse nagu väga ei meeldinudki ja siis liigud edasi, hüppad nagu mingitele uutele kohtadele ja siis tegelikult lõppkokkuvõttes see tundub nagu võib-olla väsitav, see tundub nagu siuke keeruline, et kogu aeg pidevalt sa pead kedagi uut otsima ja nii edasi. Et see point on tegelikult ikkagi see, et mina täna nagu leian enda need koostööpartnerid nende brändide näol, kes mulle meeldivad ja ma teen nendega koostööd ja ma teen nendega nagu ikka ja jälle koostööd, on ju. Et nüüd sa andsidki hea vihje, et see ei ole selline, see võib olla vist ühekordne tegevus ka, aga pigem sa soovitaksid sellist pikaajaliselt koostööd nii mõlemale, nii ettevõtjale kui ka sellele sisuloojale. Jaa, et mul on ka endal näiteks veel UGC sisuloojana, et ma alustasin UGC sisuloojana ise ja liikusin edasi koolitajaks. Et mul on siiamaani osad nii-öelda suured kliendid, kes nagu ikka aeg-ajalt tulevad minu juurde tagasi, ikka jälle tellivad nii-öelda siis UGC sisu, on ju. Et see on nagu hästi lahe, sellepärast, et täna ma ei ole seal olukorras, kus ma ise pean nagu kedagi endale nagu otsima, vaid ma tean, et see klient niikuinii kindlasti kirjutab mulle varsti mingi hetk, on ju. Et see on ka võib-olla see, et ta nagu kuust kuusse ei telli minult seda sisu, sest et ta nagu tahab ka variatsiooni enda nagu sinna sotsiaalmeediasse ja lehele, et on erinevad inimesed, aga ma tean, et ta ikkagist nagu tuleb uuesti minu juurde tagasi. Nüüd Heleri küsis ka, et kus ma leian neid UGC sisuloojaid, et siin on tegelikult, ma paneks ühe küsimuse siia juurde, kui sa saad nagu 2 ühes vastata, et ka sisuloojana, kus ma leian kliente ja ka ettevõtjana, kuidas ma leian sisuloojaid. Sina ütlesid, sul mainis, sul oli Bolt oli klient või midagi? Volt, jah. Et näiteks kuidas, iga, ma arvan, UGC sisulooja unistus on leida just nimelt selliseid vägevaid suuri pirakaid ettevõtjaid, et kuidas nagu leida sellised ettevõtjad ja kuidas ettevõtjad leiavad sisuloojaid? Kui ma nüüd olen ise see UGC sisulooja, siis neid brände leida on ju tegelikult imelihtne, sest et need brändid on see, et mida sa igapäevaselt tarbid, mida ma kannan, mis kleit mul seljas on, mida ma endal näkku panen, kus ma käin juuksuris, et kõik sellised asjad, see tegelikult on kõik ju UGC, on ju. Mul tihti peale küsitakse, et Anett, kelle juures sa juuksuris käid, nii ilus värv, ma kogu aeg soovitan tegelikult oma juuksurit, ma tegelikult teen talle tasuta UGC, et ma võiksin ideaalselt pakkuda talle välja, et kuule, teeme koostööd, on ju. Ja nii-öelda, et tema saab ju ka sellest kasu, on ju.
Et sisuloojana on see nagu üpris lihtne, et me ei peagi minema kuskile nüüd hullult nagu otsima neid brände, sest et noh, brändid on igal pool, kas või see laud ja tool, kus me istume ja nii edasi. Aga kui ma nüüd olen bränd ja mul on vaja sisuloojat, siis ma arvan, et number 1, mida ma vaataks, on see, et kas mul on endal klientide seas nagu selliseid fänne, kes võib-olla oleks huvitatud minuga sellist UGC-stiilis koostööd tegema. Number 2, kus kohast täna veel leitakse hästi palju, on Facebookis sotsiaalmeediaturunduse grupp, et seal hästi paljud sisuloojad ka tegelikult annavad endast pidevalt märku, et nad pakuvad sellist teenust. Ja number 3 on lihtne, et võib tulla küsida ka minu käest. Et minul on see sisuloojate, UGC sisuloojate baas tänaseks päris suur ja seal on väga palju UGC sisuloojad, kes tahavad erinevate brändidega koostööd teha ja kes juba teavad sellest UGC maailmast absoluutselt kõike ja on nii-öelda välja koolitatud seda professionaalset nii-öelda teenusena nii-öelda pakkuma siis. Ehk siis niisugust nagu otseselt sellist platvormi ei ole, et lähed toksid sisse, ütled, minu ettevõte tegeleb toitlustusega, et anna mulle Eestis top parimad nagu UGC sisuloojad, niisugust platvormi otseselt ei ole? Platvormi otseselt ei ole jah, kuna UGC on ikkagi suhteliselt uus asi, et ilmselt keegi pole jõudnud seda teha, aga selles mõttes jah, et kuna ma ise olen tegelikult neid UGC sisuloojaid õpetanud nüüdseks juba peaaegu aasta aega, siis tegelikult kõrvale tulebki paralleelselt see ettevõtjate nii-öelda koolitamine ka juba, sellepärast et nüüd, kui neid UGC sisuloojaid on tekkinud, siis tegelikult on tekkinud ettevõtetel palju küsimusi, et kuidas moodi siis seda nii-öelda ära kasutada ja kuidas ma ikkagist leian, et hästi paljud on mulle kirjutanud, et tahaks ka nagu tellida seda sisu, aga ma ei teagi üldse, kust alustada, et ongi see, et kust leida ja parim hetkel ma arvan, et ongi nagu see, et kas siis ise tõesti käia manuaalselt otsida kas või Instagramist või sealt Facebooki turundusgrupist või tulla ja kirjutada mulle, et me otsime, et kas sul on kedagi sellist ja mul on nagu lihtsalt kõik nii-öelda sisuloojad olemas, nende portfooliod, valdkonnad, hinnad, kõik asjad, et mida tegelikult sisuloojad on andnud siis nii-öelda nõusoleku, et ma võin edastada, kui keegi tuleb selle sooviga, et soovitakse koostööd teha. Ehk siis ongi, et kuidas seda protsessi nagu lihtsamaks teha, et sa ei pea hakkama seal Messengeri sõnumites seal edasi-tagasi vestlema, vaid et sisulooja poolt oleks lihtne, oleks hea variant teha endale portfoolio, panna hinnad kuhugi välja ja tal on hea siis seda linki nagu otse jagada brändidele ja põhimõtteliselt vaadata läbi, milliseid tooteid, teenuseid ta ise tarbib, pakkuda ettevõtetele koostööd välja ja sealt saaks tegelikult ettevõtjal ka nagu palju lihtsam versus see, et peab hakkama mõtlema välja, et mis tingimustel see koostöö nüüd hakkab olema ja nii edasi. Ja just, et see ongi hästi keeruline, et kui ei ole varasemalt sellist nagu sisu tellinud, et ettevõtja poole pealt võib-olla vaadates ongi nagu see, et kuidas moodi ma üldse selle inimese leian, kuidas ma tean, et ta teeb mulle niisuguse sisu, nagu mul oleks vaja, et kuidas ma siis pärast nagu seda kasutan, kus kohas ja nii-öelda, kuidas ma sellest nii-öelda siis maksimumi saan ja kõik sellised nagu küsimused, et see ongi see, mida mina tegelikult ettevõtjana ise olen teinud pea aasta nüüd võib-olla selle UGC sisuloome kasutamisega ka läbi ja lõpuks siis olen nõus seda jagama teistega ka, et eriti nagu UGC on nagu hästi hea väikeettevõtjatele, kes peavad kõike nagu ise haldama ja tegema, et see UGC võtab nagu väga suure sellise koorma tegelikult maha. Kuidas see arveldus käib, et siin on see raamatupidamise pool, et kui eraisik nagu pakub teenust, et kuidas ma ettevõtjana arve saan tema käest? Seal on tegelikult mitu erinevat varianti. Üks on see, et on olemas niisugune asi nagu arveteenus, mida eraisik siis saab kasutada, et läbi arveteenuse esitada arvet. Ja teine ongi see, et tegelikult kui ikkagist pakkuda oma teenust pidevalt ja teha ettevõtetega koostööd, siis on mõistlik ikkagist oma OÜ ära regada. Ja ma tean seda, et paljud on kasutanud ka ettevõtluskontot ja sealt kuidagimoodi ettevõtetega nagu
saanud jutule. Ma seda nagu ise kinnitada ei saa, et ma ei ole seda kasutanud ja ma tean, et seal on arve esitamise mingisugune küsimus on üleval, aga ma tean, et paljud on seda kasutanud ja see on töötanud. Triin vaatab meid, siis Triin raamatupidajana saab kindlasti ütelda, et mis see ettevõtluskonto kasutamine siis tähendab, et ettevõtja seisukohast, et kas peab kuidagi peale maksma või kas saab ettevõtluskontolt ka seda UGC sisu luua. Aga siin on küsimus Reenelt, et kas saab öelda, et UGC sisu on usaldusväärne, et kui maksta inimesele, siis ta on ju nõus ükskõik mis toodet teenust kiitma, on ju? Hea küsimus. Selles mõttes, et see ikkagist jääb nagu igaühe nagu enda selles mõttes südametunnistusele, ma eeldan, on ju, et mina näiteks ei tee kunagi koostööd kellegiga, kes mulle ei meeldi lihtsalt sellepärast, et saada see mingi 40 eurot endale kätte, on ju, ja promon siis toodet, mis mulle ei meeldi, aga noh, see on selles mõttes, see on ka võib-olla paratamatus, influenceritega on ju täpselt samamoodi, et neile makstakse selle eest, et nad oma kanalis postitaksid midagi. Et täna me ju tegelikult üldiselt tarbijad väga palju enam ei jookse tormi kohe ostma, kui keegi midagi kuskil promob. Et see UGC on lihtsalt kuidagi võib-olla selles mõttes teistmoodi ja autentsem, et täna ei ole need nii-öelda suured influencerid, kes nagu kõike kuidagi promovad, vaid see UGC ongi see, et lihtsalt mina kui tavaline kasutaja lihtsalt räägin sellest, kuidas ma näiteks oma mingit kohvitermost kasutan aastast aastasse, mis ei leki, on nagu kindel, on ju. Et see on nagu see point. Loomulikult ma ei saa nagu panna kätt südamele ja siin vanduda 100%, et kõik sisuloojad ainult promovad seda, mis neile meeldib, et ma arvan, et see on lihtsalt paratamatus. Ja võib-olla siin on ettevõtjal ka mõttekoht, et alati, kui mingi probleem on, siis tegelikult esimene asi peaks enda sisse vaatama, et kas sina ettevõtjana oled avatud ja valmis nagu ütlema sellele sisuloojale, et räägi 100% ausalt. Too välja miinused, too välja ka need asjad, mis sulle tegelikult selle tooteres ei meeldi ja ma usun, et see turunduses nagu aina rohkem müüb just selline autentne sisu, et see ei peagi olema selline nagu maailma parim toode, on ju, mida ma praegu siin tutvustan. Ja mul lihtsalt üks hästi hea näide võib-olla on see, et ma olen ise hästi erinevate brändidega koostööd teinud ka ja siis ma märkasin, et üks bränd mõnda aega tagasi ostis influenceri koostöö raames siis ühe nii-öelda postituse hästi suure raha eest, see oli äkki 1500. Ja see ei too mitte midagi nagu tagasi. Versus see, et nagu tegelikult sellel brändil on endal nii palju lojaalseid kliente, et kui võtta sealt 5 UGC video panna need reklaamides, toimib palju paremini. Et see on lihtsalt, see on turundusvorm, on ju, selline, et ja see on ülipopulaarne ja hästi paljud inimesed ostavad sellepärast ka mina olen ostnud, et ma täna need lokid sain ka pähe tänu sellele, et ma ühe UGC video järgi ostsin endale need loki nagu mingid asjakesed netist, on ju. See lihtsalt toimib nagu, et isegi kui sa tead, et see on UGC, siis ta töötab, sest et päris inimene näitab, kuidas ta seda kasutab ja mis see teeb ja kuidas teeb ja ma ei tea, mina olen väga rahul sellega nagu. Emily küsib, et kas UGC sisuloojal peaks endal ka olema jälgijaskond või see ei ole tegelikult üldse oluline? Ei ole üldse oluline. Sul ei ole vaja jälgijaskonda, sellepärast, et sa ise ei postita seda video kuskile. Et loomulikult sa võid alati brändiga läbi rääkida, et kas sa võid, aga tihtipeale see ikkagi tähendab seda, et sina teed selle video ära, saadad brändile ja bränd teeb mida iganes, ta tahab siis selle videoga edasi. Et postitab ise. Kas siin oli eelnevalt üks küsimus ka, et teenuste puhul, et toodet on ju hästi lihtne nagu promoda, on ju, et teedki tootega pilti, ala näitadki, kuidas see toode töötab. Aga mis on sellised nipid, kui on teenusettevõte, kuidas nendele UGC sisu luua? Ka ma arvan suhteliselt tegelikult samamoodi nagu selle tootega, et sul peab võib-olla lihtsalt olema natukene rohkem sellist ettemõtlemist, et kuidas moodi sa seda nii-öelda edasi anda tahad. Et nagu ma enne mainisin siin võib-olla seda, et mul on hästi hea juuksur, on ju. Et samamoodi ma võiksin tegelikult oma juuksurile kirjutada, et kuula,
et sa teed mega hästi, ma olen sinuga rahul, ma olen aastaid juba käinud, onju, ja mult kogu aeg küsitakse, et mis sa arvad, et kui teeks sellise UGC stiilis nagu koostöö, onju. Et ma tulen, näitan enne-pärast, mida sa teed, miks mulle meeldib ja nii edasi, onju. Et selline vahetu nii-öelda tagasiside, et siis noh, et juhul, kui ta ütleb jah, onju, siis ma tegelikult ise nagu mõtlengi nagu siis eelnevalt nii-öelda valmis, et kuidas ma seda kajastada tahan, onju. Et kohe hüppab pähe nagu see, et ma mäletan, ma ükskord, kui ma juuksurisse läksin, mul olid juuksed mega siuksed nagu mustad krunnis ja siis ma autos tegin lihtsalt siukse kiire video, et võtsin selle patsikummi ära ja ütlesin, et midagi peaks nende juustega ette võtma, onju. Ja see oligi nagu nii tavaline, sellepärast et ma nagu tegingi seda täitsa niisama, mitte nagu mingi koostöö raames. Aga ma teeks seda, sest see on tavaline nagu, et see ongi nagu see autentsus, onju, et niimoodi ma läheks ja niimoodi ma kuidagi seal midagi teengi, onju. Aga loomulikult on seal mingid nagu nüansid, onju, mida peab ka teadma, et mis seal videos ikkagist nagu olemas peab olema või kuidas seda alustada, et ta nagu oleks tänapäeval ikkagist nagu põnev jälgida ja ühesõnaga, et kuidas see video siis lõpuks nagu kokku saab. Kas seal võib olla nagu teenus või noh, ettevõtte seisukohast ka see osa, et sa teed küll selle video, aga ma ütlen tegelikult see ei sobi ja siis sa raha ei saa või kuidas sellega lood on? Sellepärast tegelikult tehaksegi portfoolioid, kuhu sisulooja paneb enda tehtud tööd, et näidata oma käekirja, et kuidas ja mida ta teeb. Et ma soovitan nagu võimalikult palju võib-olla selles mõttes ettevõtja esindajal suhelda siis selle UGC sisuloojaga, et mis see idee on, millised nagu võiksid need klipid olla ja nii edasi, et tegelikult kui nagu idee on paigas ja ettevõtte sisulooja käekiri on ka nagu teada, siis seal ei saa midagi nii valesti minna. Loomulikult on seal midagi, noh, võib-olla, et kui ma näiteks jutustan või teen mingi peale lugemise voice-overi, et võib-olla ma ütlen midagi, mis näiteks ei vasta tõele, et ma ei tea, hind oli vale või mis iganes. Et see on nagu siuke kiire fix, mida tegelikult saab parandada, onju. Aga sellist olukorda ei ole küll nagu noh, varem ette isegi tulnud, et midagi oleks nagu nii valesti, et üldse nagu ei sobi. Okei, meil ongi aeg nüüd kokku võtta see teema, et ettevõtja seisukoha pealt siis kõigepealt vaata üle oma lojaalsed kliendid, kes sul seal kliendibaasis on. Miks mitte neile siis kirjutada ja pakkudagi, et kas sa tahaksid UGC sisu, aga me kunagi muidugi ei tea, mis kvaliteediga nad seda sisu looma hakkavad. Jah, et kui nad ei ole varasemad selles mõttes ikkagist, kui nad ei ole sellised UGC sisuloojad, et siis tõesti nagu selles mõttes seda kvaliteeti ega ei tea. Või siis teha lihtsalt näiteks üleskutse, et saada mulle oma Insta-konto või midagigi, mis sa oled teinud, on ju, ja siis saame otsustada ja vaadata seda koostöövärki. Teine variant on siis sotsiaalmeedia, see Facebooki grupp, sotsiaalmeedia turundus on ju. Et minna otsida sealt, ütelda, et mul on siuke ettevõte, otsin sisuloojaid, et siis loodetavasti tuleb juba inimesi, kes panevad oma portfooliot sinna alla, eks ju. Ja siis vaikselt pihta hakata, jah? Just. No väga äge. Tundub tehtav. Ja väga-väga lahe on. Muidugi võib minu poole ka pöörduda alati ja küsida, et kuidas ja mida, et ma olen ise olnud nii sisulooja kui ka siis nii-öelda tellija poole pealt ja nii-öelda praktiseerinud seda nüüd juba pikemat aega, nii et kellel on mis iganes küsimusi, et siis võib kirjutada kindlasti. Ja sa võid kirjutada siia, me vaatame üle või noh, Anett saab, kas sa saad pärast vaadata seda kommentaariumi veel üle, et kui mõni küsimus jäi siin praegu vastamata, et kas sa oled valmis vastama? Ja, kui sul veel tekib siin küsimusi, pane siia kommentaariumisse, et siis saab ju veel seal ka vastata. Kindlasti. Aga siis mõnusat reedet kõigile ja kohtume siis järgmisel reedel jälle uuesti. Nii et hakkame siis UGC sisu looma ja tarbima. Ilusat reedet teile. Tšau!